Tere kallid tennisõbrad, ütleme teile 10. juunil Matchpalli stuudiost Delfi tasku sellisest väiksest stuudioboksist ja tuletame meelde, et meid saab siis kuulata nii sellest artiklist, kus te ilmselt meid avasite, kui ka Delfi tasku äpist ja ka Spotify's on kõik meie saated olemas, nii et pange sinna vastavasse kohta linnuke ja saate kohe teada, kui uus episood on ka ilmunud, aga räägime siis loomulikult French Openi tennisest, saatejuht Gunnar Leheste ja kaassaatejuht Riho Kallus. Tervist! Ja oleme siia palunud ka Toomas Kuuma. Tervist! Ja Alo Ojassalu. Tere! Nagu sai eelmises saates lubatud, siis samas koosseisus nagu French Openile ette vaatasime, võtame sellega kokku, aga kõige tähtsam ikka kõigepealt, meil on ju Europarlament selgunud. Kas mõni tennisehuviline ka Eestis sinna 7 hulka pääses? Vist ei ole või? Tennisevaene Europarlament. No Marina Kaljurand on sulgpalli mänginud nii palju, kui ma tean, aga tennisevõistlustel ma pole küll märganud. Mis ise tunne ütleb, kas äkki see Urmas Paet on olnud? No kuidas Jüri Ratas mängib? Jüri Ratas teeb ju kõik, jaa, ta parlamendi turniir. Ta mängib seal palgiga. Jaa, palgiga, ta võiks, mis on see saade see, kus need metsaraidurid võtta, ta võiks sinna minna sellesse konkursis. Ma võin kohe rääkida ühe loo, kuidas meil oli üks mäng, ükskord oli aastalõpu finaalturniir ja Jüri Ratas koos tolleaegse Kultuuriministeeriumi kantsleri Tõnu Seiliga mängisid paari ja teisel pool võrku olid siis Eesti meistrid Margit Rüütel ja Piret Ilves, nendel olid siis käes pannid ja paraku Jüri Ratas ja Tõnu Seil said paar geimi vist selles mängus, ma mäletan. Nad said panniga pähe siis nagu nii. Ja tüdrukud mängid pannidega, jah. Selline mäng oli. Aga jah, tervitame. Jüri Ratase auto vist, vähemalt tema reklaamiga auto oli Pärnus, oli nädala, siis me vaatasime igaks üle, sõitsime mööda, võtsime moo maha, et kas rattad on veel all sel autol ja õnneks oli kõik alles. Ahah. Ja sul ei ole Alo Jüri Ratase mälestust? On küll, aga ma praegust mõtlen pingsalt, kas ma võin rääkida või või. Aga okei, ma räägin. Riigikogu turniir, Tondirabas, ma olin kunagi tihedalt seotud Tondiraba tennisekeskusega ja siis tulevad mängima ja Jüri Ratasel on mustad tossud. Ma siis hästi viisakalt ütlesin, et ei, nende tossudega ma ei lase siia. Kes ei tea, siis mustad tossud jätavad sellised jooni. Ja eriti paha on neid puhastada vaipkattelt. Aga Jüri Ratas niimoodi solvus, et ütles, et kui tema ei või oma tossuga mängides, ta läheb ära. Nii. Ja läks ja Valdo Randpere jooksis talle parklasse järgi, keelitas tükk aega ja siis andis oma tossud mingid või asjad või ma ei tea. Igades Jüri Ratas tuli väljakule tagasi ja ma ei tea, kuidas ta läks, seda ma ei tea. Aga ta oli väga pahane minu peale. Nii et mul ei ole Europarlamendiga kõige paremad suhtud. Näed, kui palju häid lugusid Europarlamendi valimistest. Juba 3 minutit saadet läinud. Aga fikseerime siis ära. Meil on French Openi championid Iga Swiatek, kes võitis 6-2, 6-1 Jasmin Paulinit Itaaliast ja Carlos Alcaraz, kes 5 setis tegi 1-0 Alexander Zverevile. Ma pakun, et alustaksime naiste finaalist ikkagi. Iga Swiatek 3. järjestikune French Openi tiitel kuidagi igav või? Jah, mina võtan kokku boring. Aga muidugi au Swiatekile selle eest, et tema pole sellest süüdi, et igav on. Jah, see mäng on nii tihe ja nii see, et ütleme, et sulle au anda, et sa nägid, et Osaka mängus eelmises saates, et tuleb mingi põnevus, ma ei uskunud seda. Aga Osaka mängis... Matchpall oli? Jah, ma vaatasin seda ja ma ei uskunud ka oma silmi, et kuidas on võimalik tennist mängida niimoodi, et 10 pallist 8 lööd piiridele. Aga Osaka läks täispangale ja teatud ajani see õnnestus ja loomulikult siis kui murdus, siis ta murdus. Aga ma arvan, et Swiatek ei olnud ise ka selleks mänguks lihtsalt valmis. Ja see oli alati turniiri alguses ka päris, et kui selline, ütleme selge see, et Osaka oleks kindlalt enamus mängijatele väga raske vastane ja niigi oli, et see oli ka see moment, ütleme, et me korra mainisime eelmises saates, et päris nagu, muidugi ma ei pakkunud seda, et Osaka võiks võita, aga me olime väga lähedal, et see ekspertide seltskond siin laiali saata sellel samal õhtul. Ja, aga ma tunnetasin ka, et seal võib mingi väike oht olla just selle pärast, et see ei olnud näiteks oleks muu kate olnud, siis ma oleks uskunud, aga Osaka ilmselgelt ei ole liivamängija ja ega Swiatekil ei saa see aasta lihtne taga olema, kui ta jätkab samamoodi, siis siin murud ja haadid on oi.
Osaka vist ise ka ütles, et ootas Swiatek. kohe hakkad saama. ja see võib võimalik olla. Ja tegelikult see oleks kasulik naiste tennisele, kui me ennustaksime Wimbledonis sama mängu, siis minu arvamus oleks teine. Aga ma ei uskunud, et liiva peal võib üldse mingit mängu tulla. Nagu ülejäänud turniiri käik näitas, et ei tulnudki kellegi. Isegi 1-2 muna popsas sisse. Osaka oli ainus, kes seti sai Swiatekilt. Ei õnnestunud see Coco Gauffil poolfinaalis, ei õnnestunud see Marketa Vondrusoval veerandfinaalis ega loomulikult ka Anastasia Potapoval 80-finaalis, kes sai 2 muna. Peaaegu 7 minutit. Peaaegu 7 minutit said mängida. 40 minutit mängu pikkus. Kas keegi siit laua taga teab, mis on Grand Slamide ametlik mängukiiruse rekord? Graf ja Zvereva finaal. Just. See oli vist 30 minutit või? 32. Jah. See on ikka täitsa müstika. Ja kunagi oli muises 70-ndatel vist kunagi Wimblis ka Morozova kaotas, kas oli Evertil või kelle ka päris kiiresti, aga mitte nii kiiresti. Jah, aga meedia statistikat selle kohta tõesti, see oli huvitav number just, et palju tegelikult pall mängus oli, et see oli 6 minutit ja 58 sekundit, no see on müstika. Äkki see on rekord siis? See võib küll ta võib olla küll, ta on tõesti veatu, tal praktiliselt ei ole nõrka kohta. Ainuke asi, kui tal need tähelepanu väiksed kukkumised tekivad. Aga võib-olla te olete nõus ka, et see mäng valmistas Swiateki väga hästi ette. Seda oli natuke aimata, ajas kurjaks. Kui ta sellisest asjast välja tuleb, siis me ju rääkisime ka sellest, et peale seda 2 ringi võivad olla täielikud teerullid. Sa räägid Osaka mängust, jah? Just täpselt. Aga tegelikult oli kogu turniir. Ja kogu turniir põhimõtteliselt, see mäng valmistas ette selleks, et tal ülejäänud oli väga lihtne. Et kui seda mängu poleks olnud, siis tõenäoliselt need teised mängud oleks ka natuke teistsugused olnud. Pean endale natuke meelde toetama, kuhu meil Sabalenka turniir jäi. Andreeva, see oli siis juba veerand või? Ei, 80. See oli veerand ja ütleme, et see oli minu jaoks turniiri esimene selline nagu üllatus. No, loomulikult ma usun, et Andreeva võib hästi mängida, aga ikkagi ma ei uskunud, et ta Sabalenkaga lõpuni vastu peab. Kuigi see sai mainitud eelmis saates, et seal võib see komistuskivi, aga mitte nii kindlalt. Jah, just. Aga samasugune üllatus oli, et Andreeva ärakukkumine poolfinaalis, polnudki mängijat väljakul. Aga Jasmine Paulini, kes oleks ennustanud finaali, oleks saanud rikkaks? Nõus. Teate mõnda sellist? Kes pakkus teda? Meie siit lauale ei ole noor tõusev mängija, 28-aastane juba ja ei ole ühtegi saanud, ta oli veel 2 finaalis, paaris mängus. Jaa. Võimalik, et elu parim turniir ja sinna see jääb. Aga võib-olla üllatab veel. Jah, eks neid tuhkatriinu lugusid on olnud, kui on üllatus, eriti Roland Garros on olnud. Ja sellel tuhkatriinu loo teekonnal kindlasti tuleb ära mainida ikkagi Rõbakina alistamine, et see ei ole ainult hea tabel, et ta ikkagi mängis väga-väga hea mängu, et ta Rõbakinat võitis. Jah. Niisiis, naiste turniirist ega väga rohkem midagi rääkida ei olegi. Lähme magusroa juurde. Carlos Alcaraz on siis noorim mängija, kes teinud ära, kuidas seda nimetati, Surface Slam'i, ehk siis igal väljaku kattel võitnud 1 slam'i, on tal puudu siis veel Australian Open, aga küll ta vast selle ka kunagi kätte saab, et tennis on ikkagi tore spordiala, et lähed kell 5 balletti vaatama, saad vaadata matši alguse ära ja jõuad veel koju viimast setti vaatama, nii et jalgpalli kohta sama ei saa öelda. No on olnud tennisemänge, kus sa võid isegi mitmel päeval käia teatrietendusel. 3-päevane mäng Wimbledon. ja seal peab vihm ka kaasa aitama. Ei aidanud. Mäng lihtsalt oli otsustav 7-71. Natuke alla 12 tunni. Isner Mahut on ju. Et sellega mul oli isegi peretüli oli mängus. See mäng algas Jaani laupäeva õhtul. Ja ma Tondirabas pakkisin oma tööasjad kokku ja ütlesin naisele, naine oli linnast väljas Jaani tulel, ütlesin, ma kohe tulen, ma vaatan Isneri mängu lõpuni. 3 päeva läks. Nii et sa mitu päeva ei jõudnud sinna Jaani tulele? Ei, see lõpuks katkestati, seal mingi 36-35 või mingist seisust katkestati, aga proual oli väga raske uskuda, et tennismäng saab selline olla, aga nii ta oli. Nii ta käib, ega see jaanipäev Wimbledoni ei ole või on või? Ei, hakkab ju juuli algusest. 1. juuli. Nüüd on Wimbledon gramm tagapool. Piirdume ainult jalgpalliga siis seekord. Aga rääkides siis ikkagi Carlos Alcarazist, siis kas keegi arvas selle matši jooksul, et võib minna ka teisiti? Ma ei arvanud. Ei.
ma ikkagi, kuna sa pead õigustama oma valet ennustust. ei, selge see, et ütleme, kui oleme objektiivsed, siis selge see, et kui sa vaatad seda mängu ja tundub, et võib-olla läheb teistmoodi, et ikkagi, kogu aeg on ikka see tõenäosus, ütleme, et 80-90%, et Alcaraz võidab. Lihtsalt minul oli see, et ma olen seda öelnud, et ma vahest ennustan ka selle järgi, kellele nii-öelda kaasa elada mõnes mõttes ja mulle iseenesest ma ei oleks selle vastu midagi, me oleme siin maininud, me oleme arutanud, et 2 meest, kes ma oleksin olnud väga rahul, kui oleks nendest keegi võitnud, kas siis Kasper Ruud või Zverev ja Zverevi puhul just eelkõige võib-olla see moment, just seesama, et ta vigastusest on niimoodi välja tulnud ja eks selge, et tal vahest on ka need eksessid väljakul ja võib-olla natuke tundub, et ta nagu natuke võib-olla mõnele ei meeldi, et ta võib-olla, ma ei ütle, et ta halvasti käitub, aga eks tal on ka neid episood olnud. Kas ta tiris mingil hetkel kohtuniku, kes tuli vaatama mingit joont? Natukene hoidis sealt ka. Natuke hoidis, aga see on ju väga hea kohtunik, niisugune hästi kindel, Liechtenstein oli vist või? Et iseenesest, aga jah, see moment hoidis nagu. Aga ja Alcaraz nagu, eriti kui vaatad viimast seti, 4. seti lõppu, ta pani nagu järgmise käigu juurde, et see on eks seal oligi kogu, natuke segadus, meil oli selline kihvt ühisvaatamine mul restoranis ja Riho ka siin arutas, esimese 2 setis, mis puudus täielikult põnevus. Esiteks mängu tase ei olnud, mängu tase oli nõrk ja meil läks tükk aega meeleolu üles saada. Aga siis, mis juhtus 3. set 5-2 pealt, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas ikkagi väga kõrge klassiga mängija ühel hetkel ei oska tennist mängida. Seal tuli järjest nii edasi, Riho mäletad, seal pool võrgu põhja tagakätt puhtalt, kas 4 või 5 raamiga kosmosesse, ühesõnaga täiesti nagu unustaks ära. Vaat siis tekkis segaduse moment, aga mis lõpuks viis selleni, et meie ekspertide seltskond teenis suure hunniku raha. Riho, tahad sa rääkida sellest? Tahad sa raha kaotajast ka rääkida? Nimesid ei pea nimetama, lihtsalt palju siis? Ei, ma niimoodi mainin ära, et see raha kaotaja, ütleme, kes küll nii päris ilma püksata jäänud, aga ta jäi nagu restorani natuke arve võlgu. Aha. Ja tegemist on Tallinkiga ja tennisi ja treeneriga, aga rohkem ei maini. Ma saan aru, et ta selle maitsva ribi eest ei maksnud, jah? Ei, pigem nende jookidest, mis seal lõpus masendusest tulid. Ja pluss minule kihlveo kaotus ka, tal ei jätkunud, uba võttis kõik raha ära. Selles oled sa proff, ma tean, kihlvedude ja pokker ja kõik need asjad. Vastupidi, pokker nõus, aga kihlvedu ma ei vea üldse kihla. Üliarv juhus, kui ma kihla. Kui vead, siis vead eduka. Meie Aloga ei osalenud selles kihlvedudes, aga siis teised seltskonnas, jah. Okay. Aga mis ma tahtsin öelda, ikkagi üksjagu on neid Zverevi mänge nähtud ja kommenteeritud ja nähtud ja vaadatud ja kogu aeg, kuidagi eile ka, ma mäletan väga hästi, Zverev oli 2-1 setidega juhtimas, Alo lause oli, et 4.-5. set on 6-1, 6-2 ja seis oli 6-1, 6-2. Mina ütlesin, et 5. set on 6-2. Ja mida ma tahtsin nagu mainida ikkagi, hea küll, Zverevil on tegelikult tal on fantastiline, ega ta mängul midagi häda pole, ta mäng on fantastiline, jah, see eesketehnika võib-olla ei ole kõige standardsem, aga ta ikkagi mängib sellega väga korralikult, tagakäsi on ülimalt soliidne. Mis on muidugi Zverevi nõrk koht on ikkagi see, et ta ei ole lapsepõlves vist päris hästi seda vollet õppinud mängima. See üllatab, jah. Selle vollega ta ikkagi puterdab tähtsatel momentidel, seda on ette tulnud, et ta ei saa selle vollega ikkagi, ja seda väga raske on nagu nüüd vanemast peast seda nagu muuta, et see on tema nõrk koht. Aga mida me muidugi arvasime ja mis on Zverevil, see on ikkagi klassika. Kõige hullem on see, et kõigil juhtub tähtsatel momentidel, kui närv jääb alt ja tehakse mingisugune kang nii-öelda. Aga Zverev teeb 4-5 kangi järjest. Ja ühes game'is tegi ju 4 punkti. Ja see game oli seisul, see oli teine Zverevi pallingu game otsustavas setist. Tuli ikkagi see game ära, mis on niuke klassikaline Zverevi game. Ja võt see on see probleem ja küsimus, miks me oleme kogu aeg rääkinud, et kas Zverevi-sugune mees suudab võita Grand Slami. Et tegelikult ülejäänud 4,5 tundi on okei, aga vaat see moment ja tuli ikkagi see auk sisse. Tuli, jah. Ja mida oli ette näha, ega ilmselt oleks Alcaraz ka ilma selle augutu selle mängu võitnud, Alcarazil oli ikkagi see turbokäik juba sees ja tegelikult Alcarazi kiituseks tuleb öelda, nagu sa ise ütlesid ka, tegelikult väga keskpärane esitlus. Täna hommikul lugesin, Muratoglu kirjutas sellest, et tema pidas seda Alcarazi läbi aegadeks üheks halvemaks mänguks. Ja sa ikka võidad.
ja sa ikka võidad, jah. Et selles suhtes vaata ta pakkus võimalust tegelikult Zverevile mingis mõttes. No mida me eelmises saates rääkisime, et kui üldse võimalus kellegil muul tekib, siis tekib sellel turniiril. Kuna 2 venda sisenesid vigastustega, Djokovic on nii, nagu ta on, ja tegelikult oli see, mina pakun viimane turniir, mis mingit moodi lahti on. Mis mulle meeldis, vaadates Sinneri ja Alcarazi mängu, me tõenäoliselt oleme nüüd uue ajastu tunnistajaks. Ma usun siiralt, et üks 2, 3, 4 aasta pärast tuleb keegi noor, kelle nime me veel ei tea, siseneb sinna, aga tuleb jälle mingi kolmik. Nii nagu ta oli Sampras Agassi Kurieri ajal, nii nagu ta oli Borg Connors McEnroe ajal, nii nagu oli ta Federer Nadal Djokovic ajal, tuleb üks 3 mehe ajastu. Kes see 3. on, ma ei tea veel. Nii-öelda kuldne trio. Aga jaa, sellepärast, et esiteks kurb on see, mille üle mulle, natuke ma oleks tahtnud Sinneri võitu, et mul oleks hästi meeldinud, kui Sinner oleks see aasta äkki teinud Grand Slami või kuldse Grand Slami. See oleks ikkagi väga vinge asi olnud. Seks, et Wimbledonis, ma arvan, ta on soosik, ütleme, et natukene US Openil sekkub mänguga Medvedev ilmselt. Aga rohkem ma ei näe teistele, isegi kui need 2 meest mängisid tegelikult suht kehva turniiri. Oleme ausad, üksikud sellised flashid olid, minu jaoks oli turniiri parim set, oli tegelikult üldse poolfinaalis Ruud Zverev esimene set. See oli uskumatu, kuidas see mees väljakul lendas ja mida ta tegi seal, see oli ise ta ütles ka, et tema mäng on jõudnud uuele tasemele, aga jah, jällegi, Grand Slami võitmiseks ei ole seda taset. Ja seal vist oli mingi häda ka natuke, aga tal oli teises setis tekkis mingi kõhu. Ja ma tahtsin just rääkida ka, miks mina ka ei julgenud ikkagi Sinnerit ennustada võitjaks, et mina arvan, et Sinner ikkagi mängib praegu parimat tennist sellel hooajal kindlasti. Aga muidugi me teame, et tipud ega neid vigastusi ja probleeme ikka varjatakse nii, et sa ei saa mitte midagi aru. Tegelikult me ei tea, kui palju see puus nüüd Sinnerit häiris. Seal olid momendid ja kohad, kus oli näha, et ta natuke lonkas, ta natuke... parandan sind mõningate mängijate puhul, me näeme rohkem vigastusi kui neid tegelikult on. Ja see on jälle teadlik, on ju, et see on jälle vastase töötlemine, aga kui on vaja, siis varjatakse ka väga hästi. Teatud mängijad lihtsalt varjavadki. Tuletan meelde Nadal Wawrinka, kui inimene ei saanud voodist lahti, aga ta tuli, et Wawrinkalt mitte Grand Slami au ära võtta. Või kui me sulle käisime Agassi lõpetamist vaatamas, kuidas mees kukkus kohe kanderaami peale väljakult lahti. Mõlemad oksendasid ka 5. setis. Ja midagi aru ei saa, vaatad, mängivad väga tore. Hommikul voodist välja ei saa, 40 minti läheb aeg, et püsti tõusta. Me oleme rääkinud siin pikalt, mille poolest Zverev oli kehvem, aga mille poolest Alcaraz ikkagi sellest 128 pundist kõige parem oli? Ega ta vaevalt, et nüüd nii saab öelda, et ta kõige parem oli, et ilmselt nad olid ikka Sinneriga päris võrdsed ja et see mäng nii läks, ma ütlen, veel kord ei tea. Sinneri puhul eriti me ei tea, kui kuskilt midagi tunda andis, ta lihtsalt ei näita seda välja. Esimese ringi mängus ükskord näitas 3. setis. Aga seal mängus polnud ka pinget. Igal juhul oli kihvt championite võitlus ja ma ei ütleks, et üks oli parem, teine oli halvem, aga väljaku katte kindlasti Alcarazile sobib rohkem ja tänu sellele ka võit ja jah. Ikkagi see, see ei ole midagi originaalset, aga ikkagi see, ma räägi just nimelt, et mingist raskestest positsioonidest, et need mingid lahendused, kuidas ta nagu see pallitunnetus, et kus ta võib seal selle stopi lasta või sealt ütleme isegi see lõige, vaata üks, mis tripsuga läks, ta ei olnud päris, ta on ikka pool lame löök oli, et sa ikkagi selles olukorras veel suudad selliseid lööki ja võrgusta ka, kui tal on see hea päev või hea set, siis ta sealt võib täitsa nii-öelda pinnase pealt lüüa sealt alt reketi otsaga ja sinna võrgu taha, mis just Zverevil on puudu. Unustasin mainimata, et tegelikult Alcarazil on... Eeskäsi on metsik. Eeskäsi on teine planeet, aga mis tal on, mis liivaväljaku peal meeletult tähtis on, ma arvan, ta ikka liikumine top 2. Ütleme, Deminoor saab kusagile sinna vastu, aga tegelikult see kiiruse väljaku katmine, mis ta, see on liivaväljakul määrava tähtsus. Ja ütleme, Deminooril tuleb seal eelkõige, tuleb mingi lõige tagasi või selline, ütleme, ei ole see Alcaraz veel on ohtlik ka. Aga Alcaraz teeb veel sealt veel selle ohtliku löögi või... Ja see tuli eriti topelt välja, tuli siis, kui oli Tsitsipase ja Alcarazi matš ja Alcaraz enne siis pressikonverentsi rääkis, et nii enesekindlalt, et ma tean täpselt, kuidas temaga mängida ja see kuidagi õhkus nii välja, et seal mul on nii palju ressurssi, et tegelikult oli seda näha ka finaalis. Ükskõik, mis seis oli, ma usun, et Alcarazi enda mõttes ei käinud kordagi läbi, et ta võiks seda kaotada.
ja seda Muratoglu oma tänases jutus ka ütles, et kuigi mäng oli vist ilmselt üks kehvemaid tennist, mida Alcaraz mänginud on, aga see meeletu enesekindlus, mis platsil on. See on üks huvitav asi, et ma ei usu, et see naeratus, mis tal näol võib-olla natukene nii ongi nii-öelda näo, kuidas öeldakse, konstruktsioon on siis selline, aga mitu korda mainisid ju ka Eurospordi kommentaatorid, et huvitav, et näed, et mängis nagu kehva game'i või siin on natuke siuke seis, et aga ta ikka naeratab. See näitab ka midagi ikkagi. See on ilmselt tema käitumismall. Aga see säilitab temas ka mingis mõttes ikkagi võib-olla selle mingi relaxi tunde ka ikkagi, et ütleme, sa võitled, ühtepidi oled pinges, aga samas sa ei lähe nagu, sul ei lähe nagu Sverevil, et näiteks, eks on ju, läheb ja lihtsalt kohutavad. See on ülimalt positiivne tema puhul, aga seal on ka teine pool, mida ma Alcarazi puhul näen, on ikkagi see, et kui tal tulevad sellised vastased, kes talle natukene rohkem neid palle tagasi mängivad ja kui tal tekib kerge selline paanika, siis tal on ikkagi see oht krampe saada ja tal oli tegelikult ka natuke finaalis see moment, ma natuke kartsin, et võib tekkida see olukord, sest tegelikult rääkis pärast ka Ferrero Alcarazi, kes kuulas seda intervjuud pärast seda matši, rääkis ka ta jalgade olukorrast, et ta tegelikult oli mures, et tal võivad krambid tekkida ikkagi üsna kergelt nagu raskes mängudes ja eelmine aasta tal olid ju need krambid. Aga seal oli üks moment, ma just vaatasin, ma ei mäleta, see oli ikka vist äkki isegi otsustav setis, minu meelest ta korra nagu puki kohtunikule, et mainis, et oli nagu valmis oleks seal, et võib-olla kutsub. Ei, teda ju masseeritas. Ei, seda ka, aga pärast veel. Jaa, see korra oli see. Aga pärast veel, igaks juhuks. Et ma arvan, et väga palju päästis see, et ta nagu sellises olukorras on ka oluline, mis hetkel sa kutsud. Et see ei lase liiga kaugele seda olukorda, et sa tunned midagi. Et seekord võib-olla see oli ka oluline, et õigel hetkel tuli see meditsiiniline paus ja läks paremaks. Aga rääkides veel Alcarazis, siis tal oli ju selliseid momente ka, kus oli pukikohtunikega natuke õiendamist ja seal pallipoisid ei toonud õigel hetkel jääkotti ja et sellised, kuulsin ühest podcastist, et näitavad nagu, et stressimärke. See on Grand Slami finaal. Selge see, et on mingisugust... See kotijama oli tal vist varasemas ringis. Huvitav, et sa nagu hakkasid Alcarazist rääkima, et äkki me räägime hoopis, kui tahaks need stressidest rääkida, võiks Djokovicist rääkida. Näiteks. Ma jõuame et seal on nagu palju rääkida, et see on nagu köömes sellega võrreldes minu arust. Ma vastupidi, ma veel kord, siis kui ma rääkisin sellest ajastust, siis mina tahaks uskuda, et ma võin Djokovic'i ära unustada. Ma väga tahaks uskuda, et reaalselt ma olen valmis mürki võtma, et Wimbledoni ta mängima ei lähe, ta teeb veel ühe ilmselt treeningsükli ja väga hoolega valmistub olümpiamängudeks. Mõlemad kindlasti. Ja ma arvan, et sellega lõpeb ja ma saan rahulikult. Nüüd on ju see moodne väljend on tühistamine. Praegu ei ole teda millegi Ala tühistas Djokovic'i, ei näe mitte üheskist variandist enam. Ütleme, nende kahe tegelikult, kui sa vaatasid mingeid pallirallisid Sinner Alcaraz mängus, see on natuke juba teine tase. Ja aga ma ikkagi provotseeriksin, kujuta ette Ala, see muidugi ei juhtu, aga sul tuleb kõne, näiteks Djokovic tuleb mingil põhjusel, ütleme, ma ei tea, on see Eestis või sa oled seal kuskil, et soovib sinuga vestelda. Sa vestled ikka temaga või? Ei ole kindel. Tunnistajate juuresolekul. Muidu võib asi teravaks minna. Okay. Ja küll, aga ikkagi mina ütleks ikkagi, et minu jaoks olid turniiril ikkagi võib-olla ikkagi kaks väga suurt üllatajat. Loomulikult üks oli Naomi Osaka, aga tegelikult üllatas mind ka Novak Djokovic. Sest et me teadsime, mis seisust on, me teadsime, kui vähe ta mänginud on, aga see, et ta Musetit ja see Rundolat veel võitis, see oli tegelikult jällegi, ta ikkagi suutis võtta endast maksimumi ja veel rohkem minu nõus, et ta mängis need lõpud päris hästi, aga ikkagi need kaks venda ise aitasid sellele kaasa. Seda küll, jah. Eriti Sherundolo. Ja midagi pole teha, kui see edetabeli koht on 30-40-50, siis see on tegemist ka mingisuguse eneseusuga ja ilmtingimata austusega Djokovic'i vastu. Kui sa oled seal top 5 mees, siis sa nii ei mõtle neid. Djokovic oli väga väsinud, oli seal 4. setis vahepeal, et ei suutnud kõndidagi. Sealt sellest jooksis jälle, matši järgsest väljaku intervjuust ta ju põgenes sisuliselt. Ja see väljak oli nii libe ühelt poolt kogu aeg. Ega see oli naljakal kombel, see väljak oli kogu aeg libe seal poolel, kus Djokovic mängis. Teisel mängijal ei olnud üldse libe. Okay. Ei, see oli pullmäng ju selles mõttes, et seal oli draamat ja seal oli vingumist ja muuseas, see oli ka hea, kui meeldejäävaid mänge, siis see oli kindlasti üks ka meeldejäävaid mänge, tegelikult see Cherundolo Djoko mäng. Ma veel kord ütlen nagu ennem, et mina vastupidi tahaks unustada, et ma nagu ei proovi seda meeles jätta. Kui sellised mänge ei ole, siis on ju turniir igav.
ei ole nõus? Jah, et sellest esimest ringist vaatad, et millal ta nüüd kukub. Et selles suhtes oli huvitav, jah. Aga ma korra ütlen lihtsalt, need ajad on muidugi möödas, kus näiteks Jimmy Connors vestleb umbes minut aega publikuga, eks on ju, ja ei tohi enam, 20 sekundit on polpemaldi. Ja nüüd ei tohi ju mängijad ka omavahel, vanasti ikkagi, kui poolte vahetsid, siis me teame läbi ajaloo, et siis mängijad said mõne killu panna kellegi. No eks nad praegust ka ikka teevad, ütleme igasuguseid trikke seal poolte vahetusel, vaadates sellest Rosalist Nadali-pudelite maha löömisest Wimbledonis, kui te mäletate, ja eks nad teevad ikka, mõjutavad seal ja ütlevad, et ega sellest ei pääse. Kui aga naiste turniiril oli üks kohtunikuga olukord ka ikkagi, Coco Gauff jäi seal õnnetult kaotajaks. Meenutame nüüd, kuidas see olukord oli ja mis mängus see nüüd oli? Kes kellegi tuleb ette? Švantekiga. Švantek lõi servi, äärekohtunik hüüdis auti, pukikohtunik kohe parandas, aga enne kui see hüüdis auti ära ja siis Coco lõi vastu ja siis pukikohtunik parandas, Coco see return tõrje läks auti, aga punkt siis ikkagi läks Švantekile, aga tegelikult ei oleks pidanud. Kuhu ma tahan jõuda sellega, et kaua me neid joonekohtunikke hoiame, kui teistel väljaku katetel on kõik juba automaatne? Ei no see on lõpeb kohe-kohe, ma usun, et see on ainult aja küsimus. Minu arust siis ATP-l on järgmine aasta juba kohustuslik, ja. Et ei ole enam inimesi, et see on aasta 2. Jaa, aga no muidugi, kui sa vaatad arhiivimaterjale näiteks, eks on, eriti klassika on Wimbledoni turniir seal 70-ndad veel ja seal olid joonekohtunikud, absoluutselt neil, ma ei ütle nagu halvas mõttes võib-olla, aga seal olid lausa pensionärid olid joonekohtunikud ja siis oli muidugi oli neid vaidlusi ja momente oli hästi palju, et see, nii hull see asi nagu ei ole, aga tõesti need olukorrad on, kui võib juhtuda nii, et pika mängu jooksul on 3-4 sugust olukorda ja näiteks ja olulised punktid ja kui näiteks seal on 3 olukorda läheb ühe kasuks, need võib väga määravad olla just eelkõige mentaalse poole pealt, et mõni mängija võib ära, kuidagi see võib mõjutada tema mängu väga. Aga on teil mõni võib-olla selline, ma olen mõelnud, et kui Alo ja Toomas te võib-olla vastake, et kas teil tuleb mõni selline asi ette, missugust reeglit te tennisest tahaksite muuta või kas midagi on sellist, mis vajaks veel muutmist? Ma tean, mis Alo paneks või ütleks, et käitumise või kuidas, et simuleerimise eest kindlasti Alo ütleks, et kui oleks võimalik kuidagi seda fikseerida, siis ta no see mulle personaalselt ei meeldi. Ja, ma saan simuleerimine ehk siis vigastuse näitamine. Mingi vabanduste otsimine, asjad nii edasi, ütleme, et veel kord ütlen, kellel aega on, vaadake YouTube'is Andy Roddiku üks parim intervjuu on Andy Roddick bird flu või mis see linnugripp oli. Ja seal ta seletab põhjalikult, mis haigused viimase 6 aja jooksul Djokovicil on olnud, alates seal antraksist, teisest, 3, vaadake, väga naljakas. Et jah, mulle ei meeldi mängijad, kes lõpmatuseni, kes mitte kunagi ei kaota, sellepärast, et vastane oli parem. Ruune kuulub sinna seltskonda ja Andy Murray oli, aga viimane 10 aastat enam muutus, kõvasti muutunud, jah. Et Hewitt noorena oli täpselt samasugune, et minu jaoks ei sobi see tennisesse, lihtsalt ei sobi, ma ei tea. Mina muudaks selle reegli, et sealt oleks pidanud ikkagi Cerundolo edasi pääsema, mitte Ruud saama vaba päeva. No jah, see on huvitav reegel. Aga mina olen mõelnud, eelmine aasta me just ma arvutasin suurusjärk enam-vähem võtsin kokku, et lugesin kokku, et kui Djokovic jämedalt 20 korda põrgatab enne esimest servi ja 15 korda enne teist servi ja kui ta selle palli veel valesti üles viskab, siis tuleb ju see uuesti, eks ju. Ja me arvutasime kokku, et 1 tund 40 sellest finaalist oli Djokovic'i põrgatamist põhimõtteliselt. Et ma ei ole kindel, et kui nüüd see reegel on tehtud ja see on ju ainult kehtib ju sellel momendil, kui sa hakkad esimest pallingut tegema, 2 servi vahel võid sa veel seal jobutada, eks ju. Et võt see palli valesti üles viskamine, et see on selline asi, kui sa ikka tõrjud seal ja sul vastane seda seal loobib lõputult üles ja ka veel valesti ja põrgatab, et see tõrjujal on päris keeruline, see on üks nõrk koht tennises minu arust, et
no jaa, aga mingid kohad peavad jääma, on ju, noh, John McEnroe on sellest pikalt rääkinud, et miks ta ei poolda selle elektroonika kasutamist, et tema arvates on emotsioon, mingisugused asjad tennise juures peavad olema, et muidu mängijad muutuvad robotiteks täielikult. Ma olen taga natuke nõus, aga ma ütlen veel kord, täpselt nagu jalgpallis ma olen selle varri asja poolt, on ju. Sest läbi aegade on hästi palju ebaõiglasi spordivõite olnud ja ikkagi tahad või ei taha, ka vanu tennisemänge vaadates väga naljakaid otsused on kohtunikud teinud ja see oleks ainukene muutus, mida mina tennisest, ma olen väga konservatiivne, ma pole 25 aastat oma särgi marki vahetanud. Särk on ka sama sul 25 aastat. Seda on tunda. Särk on täiesti uus. Okei. Et ei, ära muretse, mul nüüd ei, no ma ei kahtlegi selles. See on tal Djokovic'i särki. Kusjuures ongi. Kusjuures ei ole ja mul on nii palju kihvte Lacoste'i särke jäänud ostmata, kus on see ND, teate selline sigri-migri, kui see märk peal on, ma USA-s ükskord sinna ilusa särgi, rõõmsalt lähen, et sain väga hea särgi, kassas nägin, et see ND on. Läks kiiresti kohe kõrval. Ei saa lubada endale sellist asja. Aga jah, ma olen konservatiiv, ma tennises ei muudaks mitte midagi, tennis on imeilus mäng. Ma saan aru, et tie-breakid on sisse toodud tänu televisiooni asjadele ja see on jah, 73-71 otsustav sett mängida, see pole normaalne. Ja see 10, ütleme niimoodi, et see lahendus, et 5. seti kiire lõppeng on 10, ja kõige kihvtimad kõigil Grand Slamidel ühte moodi. Vahepeal ei saanud üldse aru, kes mängijad ka ei saanud aru. Ise ka vahest mõtlesin, et oota, mis siin... Kaia tähistas Sabalenka vastu käed üleval juba. Aga see 10 on suhteliselt okei, oleks see lühike kiire lõppmäng seal, siis oleks nagu natuke jama, et mängivad seal 4,5 tundi. Minu arvates tark otsus, aga muudes siin on räägitud ju läbi aegade, et teeme neljani mängitakse setti. Alloo, jätke tennis rahule. Kuulge, aga maailma edetabelit tulid ka täna välja. Jannik Sinner võitmata turniiri tõusis maailma esireketiks. Kas nii on... Aus või? Kas nii saabki või? Kas nii lihtsalt saab? Aga ta oli ju poolfinalist ikkagi. Jannik Sinner on see aasta 3 mängu kaotanud. Miks? Jah, täpselt, et milles küsimus on? See ei ole arutelu koht üldse, ta jääb sinna esimeseks päris kaua, et Alcarasil on vaja kaitsta oma Wimbledoni, Sinneril ei ole siin lähiajal midagi, vist Toronto äkki või? Ma peast ei tea nüüd, aga mul on meeles, et üks USA tuuri turniiri ta vist võitis. Aga lähiajal tal midagi kaitsta ei ole, tal tuleb ainult juurde, see vahe käriseb aina suuremaks sel aastal. Ja Djokovicil pole enam lootuski või? Ei. No ikkagi kisub see asi praegu kurvastasin sind oma vastusega. Ma lihtsalt korra enne, kui Riho ütleb, ma ütlen, minu meelest pärast Gunnar loe kokku, kelle nime on kõige rohkem mainitud täna saates, et isegi kuigi Alcaraz võitis, siis ma arvan, tundub, et Djokovic'i nimi on ikka kõlanud kõige tihedamini. Üks nime, keda me üldse pole maininud ja kelle me eelmine kord ka unustasime, oli Danil Medvedev. Me praktiliselt üldse ei rääkinud temast. Ta tegi väga soliidse turniiri ja ma tahtsingi öelda, et praegu ma ei tea, ma ei ole kindel, et minu arust edetabel hakkab nüüd nagu ausaks minema, kui Novak on jah seal praegu kukkumas vahelt, aga ikkagi Sinner, Alcaraz, Zverev, Medvedev on aus. Ma ütleks, et on aus, et Zverev ongi tiba parem kui Medvedev praegu. Aga tegelikult ma ise Grand Slami võitja või mitte Grand Slami võitja. Ei seda küll, ma mõtlen sellel hooajal. Aga just see, mis sa mainisid, ma täpselt oligi nii peale saadet, eelmist saadet, ma tulin ja mõtlesin, et huvitav, et kuidagi mul käis ka peast läbi, et huvitav, aga Medvedevi me unustasime nagu täitsa ära tol hetkel, et see mul endal käis ka peast läbi. No see pole imeks pandav, Medvedev tulebki ära unustada Roland Garros ja Wimbledoni ajas. Medvedevil saabub oma aeg alates Torontost ja USA tuuril, jah. Ja siis tuleb pikk siseturniirid asjad ja Medvedev on seal alati hästi mänginud igal pool, nii et paraku nii kummaline, kui see ka ei ole, kumbki talle nagu üldse ei sobi, ei muru, ei liiv, kuigi viimased paar aastat on liival õppinud natuke mängima. Ja naiste edetabelit siis ikkagi troonib Švantek, tundub, et igavesti. Koko Kauf tõusis teiseks ja Sabalenka langes 3. ja need olidki ainsad. Jasmines Pauliini tõusis ka 8 kohta ja 7. jah. Aga palju see punkti vaja, see on vist metsik? Tohutu. Üks on 7988 ja teine on 11695. Seal nüüd Osaka comeback, me ei tea, eks see mäng, mis ta näitas, see oli super, arvestades veel asjaolud, et Osaka nii muru kui haad on väga good, et põnev tuleb, põnev. Jah, naiste tennises ma ütleks 3 märksõna, minu jaoks kõige huvitavad asjad ongi täpselt see sama Osaka comeback,
kindlasti on huvitav, mida hakkab tegema Mirra Andreeva ja mida hakkab tegema ka Coco Gauff. Üks huvitav asi, Coco Gauff on Coco juba teeb, ma ütleks. No ma mõtlen just selles mõttes, et maailma päris tipu koha pealt, et kas ta on võimeline ikkagi Sviatekile vastu hambad näitama hakkama. Aga on ju huvitav, et meeste tennises on ju põhimõtteliselt on ju USA tennis on täiesti nagu on ju, no ei ole, no me Tommy Paul ja nii edasi, aga tegelikult kui sa võrdled siin mingid aegu tagasi ja ka Austraalia, et huvitav, see käib ikkagi kuidagi võngetena, et on mingi aeg ju täiesti need riigid, kes valitsesid võib-olla tennist, siis täiesti nagu ära kadunud. Oleme aus, Euroopa on ikka valitsenud tennist juba oi. Ikkagi samplased oli praegu on, aga praegu 25 aastat tagasi. Mina paneksin sinna praegu Euroopa pluss Argentiina. Argentiina on väga huvitav ja seal on nagu müstiliselt huvitavad nimed. Aga mitte teravast tipus. Mitte teravast tipus, aga ütleme neid on hästi palju esisajas. Neid on palju ja keda on tegelikult tõsiselt palju, ma ükskord isegi lugesin kokku, läks sassi väike. Tegelikult, kui me vaatame noori itaallasi, on nii palju. Itaalia on iga turniir tuleb jälle mingi uus nimi kuskilt, nii edasi. Miks ma ütlesin, et me siseneme uude ajastusse ja ma ei tea, kes see kolmas on? Seepärast ma usun, see kutt on praegust, ma ei tea, 16-17 aastane, neid on tõesti palju seal ja tegelikult on ma natuke kammisin seda ATP edetabelit vanuse järgi, kui mingisugusel lehel on see statistiliselt võimalik välja võtta seal tegelikult on palju, 16, 17, 18 aastasi, ma just vaatasin sellest seisukohast, et eelmine aasta, et palju noori mängis tegelikult noori ja sealt oli ikka mitukümmend mängijad, kes tegelikult noori mängisid täiskasvanud ja üliedukalt juba seal ATP 200 piiril, nii et ma usun, et kuskilt lipsab üks nimi veel välja, aga tänaseks on see Alcaraz Sinner natuke teine. Zverev sa ei pea sellest kolmandaks? Ei, kus ta on vana mees ju, ta saab 30 kohad. No, mõni mees mängib ka 40-selt. Avaneb või? Mängib, aga mitte ei avane. Mis inglise keeles väljend oli see late bloomer või kuidas see? Võt või late bloomer, kusjuures mulle üks late bloomer väga meeldib, on Jan-Lennart Struff, kes ongi täpselt hea näide sellest. Nõus, aga meie siin laua taga, vaata, meil on nii kõvad mehed, et me räägime maailma tippu, on ju. Struff on tubli. Need Struffid ja Zverevid mängivad see nädal küll. Nad mängivad vastavalt Hertogenboschis ja Stuttgardis. Et Zverev, vaatasin just, on esimeses ringis vaba Stuttgardis. Ma arvan, et tal ei antudki võimalust selle turniirilt loobuda. Ja kes meil seal Hertogenboschis number 1 oli, kohe ütlen, see oli Deminor. Ka seal vaba, aga mingid suuri säravaid nimesid, need vist puhkavad see nädal. Oli ju Hertogenboschis ju võitis oma esimese VTA turniiri vist vastu. Anett, jah. Sinu juures vaatasime kus juures seda. No näed, vaata sa Santana nüüd avalikult valetad. Ei, sinu kodus vaatasid. Ei vaatanud. Ma olin väljaku peal koha peal. No kuidas see võimalik on siis? Siis oli järgmine turniir võib-olla, jah? Hommikul lennukiga läksime, õhtul tuli. Naiste Hertogenboschi number 1 on Pegula ja number 2 on Samsonova. Kuule, aga kui natukene spekuleerida, siis ühe nime, vaata sa rääkisid Alo noortest nimedest, et keegi, kes on praegu väga noor ja võib tulla, vaat üks selline nimi, kes mulle nagu selle jutu peale nagu meelde tuleb, on Tšehh Jakub Menšik, 18-aastane Tšehh. Vaat see on huvitav kuju. Ja vaat teda me oleme ka nüüd mõned mängud siin kommenteerinud ja ma julgen arvata, et ta on juba praegu tegelikult 79 saate pededal. Jah, ma olen ühte mängu näinud, et järeldusi teha ma ei hakka, aga ma ütlesin eriline need nimesed on mitu. Väga eriline. Sellised 18-aastaseid kutte eri riikidest, küll kõik Euroopast, aga ma soiun oma naiste teemal edasi. Et Nottinghamis mängitakse ka murutennist, Jabeur on seal esimene asetus ja Kostjuk on teine. Enne Wimbledoni ühtegi 1000-list ei ole, on ju? Ei. 500-lised vast seal murul ikka? Queens, siis Halle, eks. Mängib ka hetkel Mark Lajal, selleks hetkeks, kui saade üles läheb, on Lajal loodetavasti veel mängus, aga esimese seti põhjal ta kahjuks mängus ei ole. Seal Nottinghami kvalifikatsioonis, see on Challengeril siuke mees nagu Fearnley kirjutatakse, on Jacob eesnimeks ATP 5-2-5 ja esimese seti Lajal kaotas 1-5. Aga 1-5? 1-5, jah. Ei, vabandust, on 1-5 taga. Okay. Ei, viimane käi, me jäeti ära. Me rääkisime tennise muudatustest, ma mõtlesin, et teeme lühemaks ikka, mis Challengeridel ei pea ju 6 mängima. Aga mis meil Eestis toimub, millal eestikad hakkavad?
Jumal, see esimene kuupäev, no 7. juuli vist oli, jah. 7. juuli, jah. Wimbledoni teine nädal, jah. Jah. Ma nüüd korraks, ma ei tea, kas see lubatud siin Delfis on, aga mitte, ma teen reklaami. Ma 25 aastat juba korraldan rahvusvahelist turniiri ja see aasta tõsteti tennis Euroopil isegi kategooriat, nii et alates 21. kuupäevast Tondiraba tennisekeskuses on 2 nädalat väga-väga hea noorte tennist, paar huvitavat Tšehhi ja Slovakki poissi ja tüdrukud tulevad, sellised 12-13 aastased, kes on kõik seal top 10 kuskil seal. Hästi-hästi palju huvitavat noorte tennist, et kui kellelgi on aega, tulge Tondiraba tennisekeskusse. Anikina mängib? Anikina mängib, jah. No võt. ITF-i ta ei pääse, aga ta on wildcard tennis Euroopil. Tulge vaadake, siis Anikina mängib. Jah, meie praegust ainukest, lajal ka väiksema ühendusega, aga ainukest lootust, ütleme, tunneli põhjas valguseks. Aga Wimbledon siis jah, juba 1. juulist 14. juulini, lajal on ka kvaliseks? Peaks olema ennast, jah. Ma arvan küll, miks ei peaks. Ja. Ingrid Neel kindlasti. Ja siis pärast seda juba olümpia, kuhu lähen isiklikult kohale. Kavatsen tuua värskemaid uudised tenniseväljakutelt, kui meie rohkearvulise olümpiakoondise kõrvalt aega jääb. Kuskil 20 kanti see meie number sinna vast jääb. Või vist on juba natuke üle 20. Aga tahate veel mingeid statemente teha? Mul tuli meelde, et me ei rääkinud Ingrid Neelist, et sa rääkisid, et seda peaks muutma seda reeglit, et see rund oleks pidanud edasi saama, siis oleks pidanud ka Ingrid Neel edasi saama, sest Zvonarjova ja Andreeva võitsid neid ja andsid loomumise Kostjuk Kruusele. Absoluutselt oleks pidanud, jah? Kusjuures ma olen näinud nüüd ühelt teiselt spordialalt ilmselt mõni inimene ikka kuulab raadiot, kes teab natuke rohkem sellest, on selline cage fight, mingi 8 oktagon või mingi asi ja seal peetakse selliseid ühepäevaseid turniire. Ja seal on niimoodi, et veerandfinaalid, poolfinaalid, finaalid ja seal on, kui veerandfinaali või poolfinaali võitja ei ole võimeline, ma ei tea, kondid katki, luud katki, siis pääseb kaotaja edasi. Sest kohta on vaja ära täita. Rahvas on show eest maksnud, et sa teed ettepaneku tennist sama reeglist. Aga miks te selle vastu olete? See on ju sigadus natukene. No seal on küsimus, siis peab olema mingi see... Sa tead, et sa ei lähe järgmist mängu mängima? Ei, selle asja nimi oleks siis läbi turniiri kestev lucky loser. Küsimus on ju rahas ja punktides ka, ütleme, siin on need nüansid ka. Siin tekib see moment. Aga et sa saad oma selle ringi rahad tead, mis võiks olla? Okei, kui ütleme, pääseb ikkagi see, kes andis loobumisi, aga ütleme, ta siis selle raha, mis ta saab sinna, ütleme, veerandfinaali jõudmise eest, annab siis sellele, kellele, kes kaotas talle. Ma lihtsalt, ma ei ütle, et see on õiglane, aga lihtsalt, et mingi ei, aga võitja on selle raha juba välja teeninud, las ta saab selle raha, aga sa annad talle, et mäng ära ei aga ma ei näe selles mõttes see, mis sa nagu Kaalo tõi nagu näite, et seal on ka mingid vastuolud, et ei, aga oletame, veerandfinaalid võidavad vigased mängijad, kes mõlemad oma poolfinaalist loobuvad. Mida see publik järgmine päev vaatab? No mis sa siis ütled, et siis 2 mängijad sealt varasemast ringist tulevad, mängivad poolikut? No ma ei tea, See spordi juurde käib ju vigastus ka. Su jutus on uba. Piletiraha jääb ju saamata. See ka küll, jah. Jah, ja selliseid asju ilmselt on isegi juhtunud, ma arvan. Aga sama juhtub vahest, kui inimene on pileti ostnud ja mitte tema, ta ei soovi seda mängijat näha. Pileti järelturg on selleks, aga jah, kui sa ütled tõesti, et 2 loobumist ja siis vaatavad wheelchairi. Alles oli ju see turniir siin 6 aega tagasi või kus oli hästi palju loobumisi ju. See oli Sim ja seal jõudsid edasi ja mis seal oli, või see Vesseli. Ei tegelikult on tennisesse olemas, selle asja nimi on lucky loser, aga see tegelikult on olemas, ainult et see kehtib ainult esimese ringi. Ja et teoreetiliselt saadist öelda, et seda võiks laiendada ka edasi. Et tegelikult see on ju olemas tennisesse. See oleks muidugi võib-olla mõnel turniiril lihtsalt sa lähed olümpiamängudele praegust, seal on kõik ITF-i juhtkond. Absoluutselt, teen ettepaneku. Vali mingi pressikonverents, kus tennisest käib küsi see küsimus. Jah. Aga ma teen ettepaneku saate lõppu. Küsi see küsimus Djokovic'i käest, kui ta on sul pressikonverentsil seal, et kas oleks võinud see rund olla ikkagi mängida siin asemel? Et kas oleks aus olnud? Aga küsi see ära ka, siis ära praegu tee nalja, vaid küsi ära see ikkagi. Et Novak, kas su südamel jäi krippeldama? Me arutasin matšpalli saates. Aga ma teeks ettepaneku lõpetada see saade ikkagi tõsisel noodil ja meenutada natukene ka 3. juunil meie seast lahkunud Villem Lapimaad. Oi, nii, kes... Kuidas teile mälestused on Villemist?
mina käisin Peiedel ja mulle meeldis, et see ei olnud väga tõsine ja siis ma mõtlesin, et tegelikult on hästi ilusad Peied, hästi ilusad matused ja Villemi puhul ta ei olekski tohtinud olla väga tõsine. Jah, ma kuulsin, et siin Kalevi klubi arutab tsentraalväljakut teha Villem Lapimaa väljakut, see on oma huba sees, sellepärast et praegult ei ole selle nime? Mina ütlesin, et selle aasta vaadake, tulge Eesti meistrivõistlusi vaatama meeste finaali. Jah, selle aasta Eesti meistrivõistlused jäävad 2 korda igavamaks tänu Villemi puudumisele. No, jah. Seks, et see spordivõistluste juurde käib ka see ümber toimuv asi. Absoluutselt, muidugi. Ja Villem Lapimaa oli 90% sellest, mis seal ümber toimus. Mina ütlen niimoodi, mitte ainult, sa tõid selle võistluse, aga tegelikult jah, klubil on niimoodi, et seal see sama esimene väljak, ütleme, kus ta põhiliselt siis mängis, ütleme, püsiaeg ja kõik need... Tal oli püsiaeg, jah? No mitte temal, aga ütleme, nad mängisid paari, kus ta osales, et eelmine aasta ta veel mängis, aga jah, vahepeal nüüd ei saanud, ta tennist ei mänginud, aga see küsimus on selles mingisuguses auras. Et mina ütlen, et siin on nagu, et kes selle nagu tühimiku üldse, Halo peab tulema meie klubi liikmeks siis, et siis ma arvan, võib-olla mingil määral, mingi protsendi ulatuses kompenseeriks selle, aga ma tean, et see on võimatu vist, aga juba logistiliselt, eks on ju, Halo, et aga ma ütlen, et just see, sest see, ja üldse tegelikult, mis ma tahan öelda, et ega siin viimased aastad on meil väga palju just meie klubis on inimesi lahkunud meie seast ja kõikidel nendel on ka lisaks Lapimaale on seal mingisugune selline see moment, et ei ole midagi teha, et aga see on väga suur kadu ja ikkagi see oli nii ootamatu, et ütleme, see ei olnud nagu õige hetk mingil juhul. Mul oli veel selline kogemus ülemöödud nädala laupäeval, ma mängisin meeste esiliiga turniiri Kalevis ja Villem istus terve mängu, elas mulle kaasa, vaatas mu mängu, ma mõtlesin, et kuidas, et Villem kunagi nii kaua klubis ei istu. Ja kui ma selle mängu lõpetasin, me jäime veel sinna jutustama, 2-3 tundi jutustasime Villem ja seal oli Gert Vilms ja kes seal veel klubi mõned liikmed. Ja Villem oli väga-väga kaua klubis ja Andres Kuum ütles mulle ka, et ta ei mäleta, et Villem oleks nii kaua istunud klubis. Ja see oli laupäeval ja esmaspäeval teda enam ei olnud, et see oli 2 päeva siis hiljem. Ma toon veel ühe näite, et sellised näiteks matš, kus on Villem on mänginud kohvriga, ütleme, on kellegi vastu, ütleme ja... Selle pilt, Mati Hiis vist positas selle ka. Ja neid on olnud ja siis ja see vist sina, Riho, panid päris hea pildi allkirja või keegi teine. See oli Mati Hiisi pilt oli. Ja, aga keegi selline pildi allkirja oli, või ütleme see kommentaar, et rahvast ei olnud kindlasti vähem kui Eesti meistrivõistluste finaalmängu vaatas. Pigem rohkem. Ja tal oli üks kuulus, see võitis punkti, ma ei tea, mis see tähendab ja siis tuli selline Kukumakuchi ja siis vastan oli, ütleme niimoodi, et see psühholoogiline pool või see oli hästi huvitav, see oli show, see oli reaalne show. Ühe lause ütlen Villemi iseloomustuseks, kui keegi äkki ei tunne Villemit või nii edasi, mis ma tahtsingi öelda, et see surma ja matuste vaheline jäänud päevad iga kord, kui ma Villemi peale mõtlesin, mul tuli kogu aeg selline naeratus, meil oli küll Villemiga natuke love-hate relationship, aga seda laavi oli natuke rohkem. Et ma ütlesin Leenale ka et mina olen vist ainukene õnnelik inimene maailmas, kes on Villemiga olnud 1 ruutmeetrisse puuri kinni pandud 3 ööpäevaks. Mis vanglas issuita? Ei, mul oli selline legendaarne sõit, kunagi oli mängijatega Gert Vilmsi, Raigo Saluste ja Liina Suurvarikuga Ford Sierraga Eurotuur see oli 95. aastal ja Villem oli meil fännklubina kaasas ja ma püstitasin vist mitteametliku Eesti rekordi, ma tulin Aafrikast Sitsiiliast, Sirakuusast 4300 kilomeetrit järjest Tallinnasse autoga niimoodi, et ma olin ise kogu aeg roolis ja see oli absoluutselt selline asi, pole võimalik mitte kellegiga, kui mu kaardilugejaks oleks olnud Villem Lapimaa. Lihtne näide, me sisenesime Itaaliasse sinna minnes, eks, meil oli 760 kilomeetrit praamini. Me sisenesime 10:30 õhtul ja hakkasime vaidlema teemal, kas NBA korvpallurid on üle makstud. Ja siis, kui me lõpetasime oma vaidluse, vaatasime, me oleme praami peal.
ehk siis see oli minu elu kõige kiiremat 760 kilomeetrit. See vahepeal oli Villem mul seal 2 käte ja jalgadega rooli peal ja tagapingilt mängijad ainult ütlesid, jääge vait, me tahame magada. Aga selline oli Villem ja see meeletu energia kogus ja asi ja see lõpmatu ikkagi optimism iga jumala asjaga ja need vürtsikad väljendid, mida minu leksikonis lihtsalt ei ole. Ma arvan, et see on ehe näide praegu, et kõikidel tennise inimestel, kes tenniseringkonnas liikunud on neid lugusid Villemist on nagu lõputult, et sellest võiks täitsa eraldi saate teha, ma arvan. Ja, on nii, mõni tubli võiks raamatusse ka panna. Absoluutselt, jah. Ja. Aga ma arvan, et väga äge lõpp oli sellele saatele. Ja kuulake meid juba varsti võib lubada. Meil on see nädal üks põnev külaline tulemas, kes ei tahaks ette lubada enne kui pole stuudios, aga teema on intrigeeriv, ütleme nii. Riho, oled nõus? On, ma ei tea, me ei tohi seda välja hõigata. Me ei tohi seda enne avaldamist välja hõigata, aga kuulake kindlasti. Ei anna isegi vihjet. Aitäh kuulamast ja kõike head! Aitäh! Aitäh!